olengi siin iseseisev elu kaupluses ja vaatame, mida toredat siis on teinud osavad käsitöölised. Siit leiame igasuguseid huvitavaid postkaarte armsale sõbrale. Näiteks omapärased, sellised, mida tavaliselt kauplusest ei leia. Vaatame siit edasi. Näete, igasugused kaardid. Siis on siin vaibad. Jällegi sellised erilised käsitööna tehtud. Siis on siin helkurid. Väga kenad ju. Ei pea üldse olema tavaline helkur, võib-olla selline käsitöö. Ilus helkur. Siidisallid ja padjad. Nii, ja siis, mis meil siin siis veel on? Armsad tibukesed, need on võtmehoidjad. Väga tore ja rõõmustav tipuju. Ja siis on meil siin igasugused nukud. Näete, selliseid ühesõnaga pehmeid asju nad teevad. Siis on üks selline karu, päidis. Ehk siis sellist saab tellida enda soovitud kirjaga siis. Ja mis siis veel? Ja sellised ilusad kotid. Et täitsa sellised erilised ja omapärased asjad. Et kui kellelgi on kingitust vaja, et siis siit saab küll päris omapärase kingituse. Ja näed, mis siin veel on. Nii, ja siit saab ka sellise vahva asja nagu seda luksestopper. Maksab see 12 eurot või 12 vekslit. Näete, kena ju. Tere! Et on üks ilus jaanuari kuupäev ja me oleme täna külla tulnud MTÜ Iseseisev elule. Et oleme siin Tartus Peetri tänaval ja minu kõrval on Maire Koppel, kes on Iseseisev elu juhataja. Et kui te mäletate, siis suvel me käisime külas Solvet Coagulal Pärnus. Ja Solvet Coagula siis pakub tööd puuetega inimestele Pärnus. Ja teie teete seda siis Tartus. Et Iseseisev elu siis pakub tööd inimestele, kellel on vaimsed probleemid ja kes ei suuda siis tavalisel tööturul töötada. Kes siis on need, kes siin teie juures töötavad? Tere ka minu poolt, et meil töötavad reeglina inimesed, kellel on määratud siis puuduv töövõime. Ja nad on psüühilise erivajadusega, nii intellektihäire kui psüühikahäirega, tegelikult sama nagu Pärnus. Ja meie oleme tegutsenud 22 aastat ja tegelikult ühing ongi loodud selleks, et just nendele inimestele anda siis mingisugune töövõimalus. Sest tegelikult haigestumine ei tähenda ju seda, et inimene enam tööd teha ei taha või üldse ei suuda, et suudab ikka, kui on sobiv töökeskkond, kui on temale jõukohane töö. Ja siin nüüd ongi siis see jõukohane töö, et on meened, on köögitekstiil, on kunst, on õmblus, tegime ka natuke puitu ja ka on puhastusteenistus ja välikoristustööd. Nii et tegelikult me oleme siin kõik õnnelikud, nii need, kes tööd saavad, kui meie, kes me tööd anname. Et 22 aastat olete siis tegutsenud, mis selle ajaga muutunud on? Väga palju. Et riigi seadused on muutunud ja inimeste ootused on muutunud. Mis on nagu hea on see, et asutuse juhina ikka ma pean rahaga kokku puutuma. Et ma näen, et puuetega inimeste elujärg on paranenud. Et kui 22 aastat tagasi me andsime kõigile telefoni, kellel oli vaja, et meid kätte saada, siis täna on kõigil endal telefon. See tähendab, et nad teenivad rohkem ja ka riiklik pension on suurem. Inimeste teadmine ja oskus on väga palju arenenud. Ja ühiskonnas ei ole meil enam probleeme, et me ei paku ainult tööd siin enda majas, vaid tegelikult lõppeesmärk on, et nad saaksid tööle avatud ühiskonda.
siis täna, kui me läheme avatud tööturule töökohta otsima meie kliendile, siis ei ole enam küsimust, et kas ta töötab tasuta ja kas ta on ohtlik, mida me 20 aastat tagasi päris tihti kuulsime. Et täna on pigem see, et ahaa, mida suudab, mida tahab, mida meil on pakkuda ja pigem on meil praegu see, et tööandjad küsivad meilt rohkem neid puuetega inimesi omale tööle, kui meil on pakkuda. Et miks me neid pakume, on see, et nad kõigepealt meie juures treenivad kellaajast kinnipidamist, hügieeninõudeid täitma, viisakat suhtlemist, kriitika talumist, töökoha korrashoidu õppima ja siis me suuname ja anname nii-öelda neile sellise garantiikirja avatud tööturule minna. Nii et tegelikult täna meie kliendid, kes lähevad avatud tööturule, on nõutud tööjõud. Et ma olen tegelikult teie toodetega mitmeid kordi siis kokku puutunud. Et no näiteks ühistukonverentsidel on tegelikult viimastel ühistukonverentsidel alati on siis need asjad kõik väljas olnud, et olen sealt nii mõnegi asja leidnud endale ka. Ja tähendab, ükskord oli ka Tartu Hoiu-laenu ühistu jõulupidu, et kus siis osalejatele jagati võtmehoidjaid, mille siis oli ka teinud iseseisev teie tehtud. Et ühesõnaga see on alati nagu tore, sest et te teete selliseid asju, mis on teistsugused ja mis jäävad nagu silma. Aga tähendab, te teete ka õmblustöid, on nii? Mida siis täpsemalt? Et õmblustööl on, kõige rohkem me tahaksime teha tellimustöid. Et meil on üks püsitellija, kes tellib voodipesu ja sinna juurde kuuluvad ka tekid, padjad ja ka randmesoojendid, seljasoojendid, mis on siis, et kui on liigesed haiged, et ravid, need on naturaalsest villasest. Ja teeme poekotte, koostöös kunstitöötoaga teeme kardinaid, tegelikult meie see ampluaa on päris lai. Patju teete, et patjudel on siin valikus. Patju teeme, kaelatugesid, kunagi olid ju väga moes mobiilikotid, et need olid meil väga nõutud kaup, nüüd enam ei ole. Et praegu on meil just õmbluses hästi palju meeneid, mis on meil suur hea meel müüa Eesti Rahva Muuseumis. Et Eesti Rahva Muuseum on meil nagu püsitellija ja müüb oma kaupluses meie kaupa. Ahaa on meie hea koostööpartner, Tartu Ülikooli ajaloomuuseum, need on sellised, siis Tartus on e-kunstisalong, tema tellib meilt oma maalide kotid logoga, nii et me ka trükime CD-trükki lisaks CD-maalile. Et meie see tegevusampluaa on päris lai, nii et meie juurde tasub alati tulla ja küsida, et kas me saame sellega hakkama. Ja me ise proovime kõik teha, et me saaks sellega hakkama. Meil on tikkimismasin, saame tikkida, saame vastavalt firma logodele ka CD-trükki teha, kui vaja. Et selles suhtes, ja miks me ise tahame, et meil toodang on suht nagu mitmekesine, et siis on see ka meie klientidele huvitav. Et mis seal salata, et kui ainult viltida, siis see hakkab ühel hetkel ära tüütama. Aga et kui me ka õmbleme ja maalime ja joonistame sinna juurde, et siis on ka klientidel huvitav, nad tulevad rõõmuga välja ja lõppkokkuvõttes on kõigil põnev, nii meil kui klientidel kui tellijatel. Ma leidsingi teilt ühe karusid, mis on nagu näidis, aga ühesõnaga, et põhimõtteliselt saab kas oma, kas saab nagu lapse nime siia lasta siis trükkida või siis saab mingisuguse kui abiellutakse, et kellegi nimed, abiellujate nimed näiteks kuupäevaga. Et selles mõttes on ju ka väga tore, et lasta teha just selline karu. Et mis teeb nagu selle kingi väga tegelikult eriliseks. Et ta on sobivas mõõdus ja sobiva värviga, et õnneks on praegu ikka materjali ka saada, et siin on olnud aegu, kui on materjaliga probleeme. Ja linased tooted on olnud hästi moes ja nad on ökoloogilised ega praegu veel, et hind tuleks odavam, siis me näiteks tellime linase kanga Leedust, siis saame soodsama hinnaga kotte teha. Nii et mõtleme kõigele. Aga väga vahva. Aga tähendab veel õmbluspoole pealt, et kas sellised õmblustöid nagu luppude vahetamine või mitte asjade parandamine, kas need tulevad ka kõne alla? Tulevad kõne alla jah, et me nüüd nii väga ei ole reklaaminud, aga kui keegi tuleb uksest sisse või helistab, et tal on vaja, siis me oleme alati ära teinud, et saab ikka.
seda on küll hea teada. ja püksid lühemaks, siin hiljuti käis üks härra, lasi oma kampsunil uue krae kududa, saime hakkama. seda nüüd teeme nii, et oleks ilus ja kvaliteetne. ja meie nagu märksõna ongi see, et me müüme kvaliteeti, mitte haletsust. ja see meeldib eriti klientidele, et nad võivad öelda, et ma olen täisväärtuslik töötaja. ma lähen ikkagi tööle ja ma saan palka. et see on nii oluline. ja samas nad loovad mingisuguse et mis toob nagu naeru näole, et seda on hästi paljud, kes on siin ostmas käinud, et siit kohe ei saa tõsise näoga ära minna. et noh, sellised lõbusad asjad. ja kingisaaja on ka kindlasti rõõmus, kui ta saab mingi sellise asja, mida siis tavakaubanduses nagu ei leia, mis on võib-olla just on näiteks unikaalne ja just näiteks tema jaoks tehtud. ja on tõesti Eestis tehtud ja eestlase poolt ja seda enam oleks see kingisaaja kindlasti rõõmus, kui ta teab, et ta on panustanud ka puuetega inimeste paremasse elujärge. et ainult riiuli peale ju oleks kurb teha. aga noh, riiulid meil väga täis ei ole, sest et ikkagi on meid leitud tänu teile. ja ma juba kuulsin, et siin oli suurem ostmine käinud, et enne jõule, et me näeme sellist päris tühja, et väekauplus tegelikult, et ei ole veel jõudnud aga ja noh, näiteks mis on hästi vahva, et miks mitte tellida omale kuhugi sildid, et see on tikitud pildi peale, et täiesti ainulaadne, et kas kellelgi on hotell või mingi majutusasutus või lastetuppa, et laps teaks, et siin on tema pink, et noh, elu huvitavaks teha. et ikkagi igasugused uued asjad on ju põnevad, köidavad nii täiskasvanud kui lapsi. Just, väga suur tänu teile ja kõike head, edu! Aitäh! Kohtumiseni!